Davai. Oleme valmis. Hooaja eelviimane saade. On jaa, tegelikult on veits siuke, ma natuke nagu ootan seda hooaja lõppu seekord ja natuke nagu ei oota ka. Sama. Aga ma pean proovima vähemalt paar nädalat puhata, mis on päriselt puhkus. No eks me saa näha, kas Dagmar peab seda sõna, et ta puhkab ka siis, kui tal päriselt puhkus on. No eks me näe. Okei, aga siis Nii, Bläder. hääl soojaks ja let's go. Tere, armsad külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja happy Pride month, happy Pride month, happy Pride month to you. Ehk siis head Pride'ikuud kõikidele erinevatest sugudest inimestele, erinevate seksuaalsete sättumustega inimestele, LGTBQ, IA pluss inimestele. Me näeme teid, me armastame teid ja mina vähemalt kuulun teie hulka, nii et meil on, üldse meie household on suht gei. Vähemalt väga kväär. See kõlab jumala hästi kusjuures. Ja. Nii et kuidas see oligi? Võrdsed maksud kõigile? Ja? Võrdsed maksud kõigile. Võrdsed õigused kõigile. Ja loodetavasti on vist laupäeval meil Pride Marss ka ja loodetavasti me lähme ka sinna. Nii et kui te mind seal näete, siis tulge ikka ja öelge tere. Ja lisaks sellele happy football month, sellepärast, et meil algab jalgpalli MM, mille mängud on täiesti kohutavalt vara hommikul meie aja järgi. Aga mis siis ikka, vaatame kordusi. Ma ei tea, Daniel ütles, et ei vaata kordusi, oota, mis kell need on siis? Mingi kell 4 hommikul. Hea asi, et nüüd tööd tule. No igal juhul me alagrupi mänge ei vaata, aga me vaatame kindlasti veerandfinaale ja poolfinaale ja finaali, nii et this is gonna happen. Ja ma olen juba vaadanud need alagrupid kõik läbi ka, nii et sealt on mul juba oma lemmikud. Mul on alati Portugal ja Brasiilia, aga tõenäoliselt seal tuleb ka... Ei ole, Prantsusmaa võidab, ma arvan. Ma pean ikkagi ka Taškendile, Usbekistanile kaasa elama sel korral, sest et meie majapidamises on ka üks Usbek ju teadupoolest, nii et siin on erinevaid ja Saksamaal võiks kaasa elada, sest mul on väga toredad sakslastest õppejõud. Ühesõnaga, ja õppejõududest rääkides, me käisime ajaloolaste kevadreisil ja ma kindlasti teen ühe loo uuel hooajal sellest ka. Ma rääkisin seal paar kummituslugu ühes kohas, kus me olime, aga ma tahan öelda, et kui meie kuulajate hulgas on kedagi, kes mõtleb, et võiks minna magistrisse, siis palun kaaluge kindlasti Tallinna Ülikooli ajaloo eriala, sellepärast et ma olen vist küll kurtnud, et ma olen väsinud, aga see rõõm, mis ma sealt saan, ma ütlen, et ajalugu ja ajaloos tuhnimine see teeb mind nii õnnelikuks ja ma olen seda rõõmu ja õnne ja oma kirge jaganud teiega 6 aastat, nii et kui see on miski, mis teid kõnetab ja te tahaksite rohkem süvitsi minna ja oma teadmisi koguda ja laiendada, siis Tallinna Ülikooli ajaloo magister on nii ligipääsetav, nii kaasav ja nii laiapõhjaline, et ma tõesti soovitan, sest et ma olen aastaid tahtnud ajalugu minna õppima, aga Tartu Ülikooli oma, mida ma ka aastaid käisin muudkui vaatamas, nõuab, et sul oleks humanitaarharidus all, aga mina olen ju sotsiaalteadlane veel. Nii et, aga Tallinna Ülikool on väga kaasav, nagu ütlesin, ja ligipääsetav, et kui sul on motivatsioon ja tahe, siis palun tule liitu meiega, sest et see seltskond seal on nii äge ja need õppejõud on nii ägedad ja need ained on nii ägedad ja ma on täiesti nagu, ma esitasin ära. Need pisarad, mis vahepeal voolavad, need tuleb Taki isiklikult ja kuivatab ära.
kusjuures ma ei ole kordagi vist kooli ei pärast küll ole, pole mõtlenud. ei ole. Lihtsalt natuke kiire on vahepeal, kui on päriselu ka ja siis need tähtajad on kõik kuidagi, noh, aga ikkagi selles mõttes, et kõik on tehtav ja ma sain, tegin lugemispäeviku, mille alampiir oli 16 000 ja kirjutasin esimese lõigu ära, mõtlesin, et vaatasin, see on ainult mingi 600. Et oi, ma jään seda tegema, järgmine hetk ma olin 30 000 juures ja siis me olime seal reisil ja kõik teised olid oma hinded juba ära saanud ja mina ei olnud oma hinnet veel ära saanud ja ma käisin kogu aeg ja mingi scroll isin ja värskendasin seal Moodle'is ja ootasin ja siis pühapäeva õhtul 11:30 lõpuks tuli see tagasiside. Hinne oli 5 ja seal oli hästi tore lause, et tore, et lõpuks saabus ka selgushetk. Harv juhus, aga mõnikord tuleb. Täpselt, harv juhus, aga mõnikord tuleb ka minul mõni selgushetk. Nii et see oli täiesti ametlikult Tallinna Ülikooli humanitaarinstituudi poolt heaks kiidetud reklaam, sest ma lubasin, et ma reklaamin, sest ma tõesti tahan ägedaid inimesi ülikooli juurde, nii et tulge, andke avaldus sisse, praegu saab anda. Aga teemadest on siis veel nii palju, et see on nüüd viimane saade enne hooaja lõpusaadet, mis on siis teie kirjade põhjal kokku pandud ja minul on täna väga temaatilised lood, te näete ise, ma kohe olin pannud juba mitu kuud tagasi endale kalendrisse märke, et tee sellest ja kuna eelmises saates väidetavalt üks lugu oli juba varem kõlanud, siis mul on ausalt öeldes 4 lugu täna, mitte 3. Oh my god! Nii et ma ei tea, kuidas me selle lahendame. ma ka ei tea, selles mõttes, et ma võin raamatut lugeda rohkem ka. No siis me võib-olla jääme siia liiga kauaks pläkutama, aga no vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb. Meil vist rohkem teadaandeid ei ole, on ju? Kui siis ainult see, et kui keegi tunneb huvi selle vastu, mis sellest kassidraamast sai, siis ma kirjutasin Patreoni sellest. Et siis ma siin ei hakka seletama. Jah, aga see on nüüd, olukord on lahenenud nii nagu vist pidi siis minema, ütleme nii. Keegi ei tea. Aga igal juhul tõesti, et see Pride oleks mul selle ilusti selja taga nähtav. Ma näen, täitsa nähtav. Koos naasuga, naasubaasi. Minul on üks tegelane siin laua all praegu siruli, nii et arvestades, kui klingid on olnud viimased päevad, siis ma arvan, et võib siit laualt isegi täna tulla ette väikene hüppe sülle või kuskile kõrva ninapidi või midagi. No siis oleme selleks valmis, aga mida rohkem, seda uhkem. Okei, aga siis ma hakkan siit järjest minema ja ma vaatan, võib-olla ma pean kuskil midagi lühendama. Täisversioonid lähevad kindlasti millalgi Patreoni, aga mu esimene lugu viib meid siis aastasse 1982 ja Moskvasse. 20. oktoober on kuupäev ja talv oli saabunud liiga vara. Me oleme siis Lužniki staadionil ja õhtuse selle staadioni siis tribüüni astmeid kattis õhuke jääkiht ja temperatuur oli umbes -10 ja siis oodati seal mõningad pealtvaatajad, kes seal olid, ootasid, et Spartak Moskva lõpetaks siis UEFA karikasarja kohtumise Hollandi klubi Haarlemi vastu võiduga. Nad olid suht kindlad, et tuleb võit. Midagi erakordset nagu esialgu ei olnud. Mäng oli ise üsna sündmustevaene. Kokku mahutas staadion vist kas 60 või 80 000 inimest, aga kohal oli umbes vaid 16 000 pealtvaatajat. Ja noh, lumi oli ka libe ja aastaid hiljem meenutas seda õhtut siis Jim Riordan, ma ei tea, kuidas hääldada, Riordan, kes oli siis Briti vene keele professor ja elas Moskvas kokku 5 aastat ja on siis ainuke lääne inimene, kes on Nõukogude ajal Spartakus mänginud Moskva eest.
Tema istus siis seal ajakirjanike sektoris ja kirjutas hiljem nõnda. Värisesin külmast mängu lõpuni välja. Ainsaks soojaks hetkeks oli Edgar Kessi värav, mis viis meie punased juhtima. Aga muidugi see kõik siin liigub tragöödia poole. Spartak juhtis kohtumist 1-0 ja viimaste minutite saabudes hakkasid siis sajad pealtvaatajad juba tribüünidelt lahkuma ja see ei olnud ka midagi ebatavalist, sellepärast et Moskva metroo muidugi selliste ürituste puhul ummistus kiiresti ja paljud tahtsid pigem varem ära minna, et varem koju jõuda. Ja siis üleminutitel lõi Spartakule teise värava Sergei Švetsov. Sajad inimesed olid juba väljapääsude poole teel ja Švetsov hiljem on ise öelnud, soovin vahel, et ma poleks seda väravat kunagi löönud. Mis siis juhtus? Rõõmukisa kandus üle staadioni. Ja osa lahkujaid kuulis seda ja pöördus tagasi, sest nad tahtsid näha, mis toimub. Ja senimaani täpselt ei teata või vaieldakse selle üle, mis siis järgmistel minutitel ühes lidatribüüni all olevas trepikojas juhtus. Et mõned tunnistajad rääkisid tüdrukust, kes kaotas trepil kinga ja peatus, et seda üles võtta. Teised mäletasid, et lihtsalt keegi kukkus ja uurijad jõudsid siis hiljem järeldusele, et rahvamassi liikumine peatus hetkeks alumistel astmetel, aga tagantpoolt tulijad ei näinud seda ja trepp hakkas siis nii-öelda inimesi neelama. Ellujäänud kirjeldasid hiljem, et kõik toimus korraga, aga samas uskumatult aeglaselt. Keegi libises, keegi komistas, keegi püüdis kedagi üles aidata, aga mõne sekundi pärast polnud enam võimalik aru saada, et kus üks inimene lõppes ja teine algas. Et see kitsas trepikoda, metallpiirded ja tuhanded inimesed, kes kõik sealt välja tahtsid saada või sisse saada, et see muutsid selle koha täielikuks lõksuks. Ja üks, kes katastroofist eluga pääses, oli 16-aastane Andrei Tšesnokov, kellest sai hiljem maailma tipptennisist ja ta on öelnud, et aastakümneid hiljem ka veel mäletas veel neid libedaid astmeid ja inimeste karjeid. Tsiteerin, inimesed kukkusid nagu doominokivid, et end päästa, hüppasin üle piirde, astusin läbi kehade ridade. Mõned sirutasid käed välja ja karjusid, aidake mind, päästke mind, aga nad olid surnud kehade kuhjade alla kinni jäänud. Oh my god. Ja Tšesnokovi, kus see rõhk läheb? Tšesnokovi, jah. Vene keele professor, tähendab täpselt. Vist on ikka lõpus. Tšesnokovil õnnestus siis üks noor poiss välja tõmmata ja kiirabitöötajateni kanda, aga poiss oli kahjuks surnud. Teine pealtnägija, kes oli hiljem siis spordiajakirjanik nimega Aleksandr Prosvetov, oli katastroofi hetkel trepikojast kaugemal, aga mäletas samuti segadust ja pimedust ja abitust. Tsiteerin, piirded paindusid, miilitsad seisid kõrval ega teadnud, mida teha. Nad lihtsalt vaatasid pealt, kuidas inimesi jalga alla tallati. Ja mulle tundub, et mul on siin väike teemaliin jooksmas juba läbi mitme saate, aga need enamik kohvreid siis kukkumise tõttu ei surnud, nad surid lämbumise tõttu, sest see rahvamassi surve oli nii tugev, et nad ei saanud enam hingata lihtsalt. Ja seda nimetatakse siis kompressoonseks lämbumiseks. Et mõned inimesed ei olnud isegi nagu pikali maas, vaid surid püsti seistes. Lihtsalt need kiiluti nagu sinna kinni. Aga siis samal ajal elu staadioni teistes osades jätkus peaaegu tavapäraselt. Ja siis Riordan meenutas, et kuulis eemalt summutatud karjeid ja nägigi, kuidas siis kiirabiautod kihutasid sinna idatribüüni poole. Väliskülalised juhatati kiiresti kõrvalväravate kaudu minema, sest et ikkagi nõuka. Ja keegi ei osanud öelda, mis siis täpselt juhtus. Aga kuigi Moskvas igasugused kuulujutud levisid, siis sel korral oli tõde hullem kui ükski neist kuulujuttudest, mis nad suutsid rääkida. Ja isegi Spartaki enda mängijad ei teadnud katastroofist midagi. Ja see värava löönud Edgar Kess, kes oli esimese värava, on meenutanud, me istusime pärast mängu riietusruumis ega teadnud toimumast vähimatki. Alles järgmisel hommikul ütles Spartaki juht Nikolai Starostin meile, mis oli juhtunud. Ja nõukale kombeks siis muidugi hoiti hästi suure saladuskatte all. Ametliku uurimise järgi hukkus 66 inimest, nende hulgas siis 45 teismelist ja 5 naist. Noorimad ohvrid olid vaid 14-aastased, veel sai vigastada siis 61 inimest ja see on siis
see Lužniki katastroof on siis Nõukogude Liidu rängim sporditraagika. Aga ametlik number ikkagi on asi, mille üle senimaani vaieldakse, mind ei ole näha, jah. Mingi No saba on siin. osaliselt. Et juba järgmistel päevadel hakkasid lääne ajakirjanduses liikuma hoopis suuremad arvud. Algul räägiti 3 hukkunust, siis 20, siis 70. Ja kui oli glasnost ehk siis sulaperiood, siis ilmusid lood, kus väideti, et tegelik hukkunute arv võis ulatuda üle 300 ja mõned tunnistajad kirjeldasid siis jooksurajale rivistatud kümneid ja kümneid surnukehi. Ja teised väitsid siis, et peredele anti vaid loetud minutid, et oma lähedased nagu tuvastada enne matuseid, aga ametlik uurimine väidab siiski, et see oli 66 hukkunut. Ja see hääl, kui keegi kuulab ja ei näe videopilti, siis sellepärast, et Naasju tuli mulle musu andma. Aga tõendeid ei ole, et seda suuremat arvu lõplikult kinnitada. Aga siis, mis siis ametlikult järgmisel päeval juhtus, oli, et ajalehes Večernja ja Moskva ilmus vaid lühike teade, kus seisis, et pärast jalgpallimängu leidis aset vahejuhtum ning on ohvreid, rohkem mitte midagi. Ja see oli Brežnevi aeg, halvad uudised matame maha, midagi ei räägita. Sugulaste sõnul hoiatati mõningaid perekondi, et juhtunust ei tohi üldse rääkida, eriti välismaalastele. Ja Spartaki järgmisi kodumänge muudeti nii, et inimesed ei saaks siis katastroofi paika koguneda ja avalikku mingit leinamist ka ei olnud. Ja siis alles 7 aastat hiljem, nagu ma ütlesin enne, hakkasid mingid killud glasnosti ajal avalikkuse ette jõudma. Ja koos siis Tšernobõli katastroofiga tuli siis ka Lužniki päevavalgele. Ja iroonilisel kombel juhtus see siis samal aastal, kui Inglismaad vapustas Hillsborough katastroof, millest mul on ka siis natukene rääkida. Ja ühesõnaga, et kui ühe samasuguse katastroofi ohvrid olid nagu väga avalikult said tunnustatud ja mälestatud, siis Spartaki ohvrid on ikkagi unustatud. Aga 1992. aastal püstitati tunneli juurde tagasihoidlik mälestusmärk, kuhu siis viiakse venelastele omased punaseid nelke. Ja 2007. aastal, kui katastroofist möödus 25 aastat, kohtusid siis samal staadionil mälestusmängus Spartaki ja Haarlemi endised mängijad. Hollandi klubi annetas siis raha hukkunute perekondadele ja esmakordselt sai siis rahvusvaheliselt said need ohvrid siis mälestatud. Ja Lužniki staadion ise on siis vahepeal võõrustanud olümpiamänge, meistrite liiga finaali, jalgpalli MM-võistluste finaali. Ja tuhanded inimesed on sealt kõndinud ilma ise ilmselt teadmatagi, mis seal nagu juhtunud on. Nii et Spartak võitis 2-0. Aga mis hinnaga? Nüüd ma ei taha enam minna ühelegi jalkamängule. Mitte, et ma oleks käinud kunagi, aga telekast nägin mingit suurt mängu ja siis mõtlesin, et täiega tahaks minna, et nii äge vibe on ja nii mõnus on, aga nagu nüüd pigem ei soovi. Rahvamassid on ikka, jah. Aga mina ufotan natuke täna ja need on sellised, ma mõtlesin, et ma tahaks tujudest ja lugusid teha kinda veits. Ja mul on siin meie armsa kuulaja saadetud see Igor Volke UFO raamat ja ma leidsin siit ühe üsna lõbusa loo, nagu see on creepy, aga ta on nagu tore creepy. Okei, see sobib väga hästi siia vahele, mul on üsna masendavad lood. Nii, ja oma laste läbielamistest 1990. aasta märtsis rääkis noor tallinlanna siis järgmist. 29. märtsil kella 4 paiku päeval läksid hoovil asuvasse kuuri jänest söötma 9-aastased Katre ja Rainer ning 2 aasta 6 kuu vanune Silver ning 2 aasta 8 kuune Raidi. Juba ma olin confused, et kuidas saab nii väiksega vanusevahega olla 2 last. Aga nagu ma ei peagi aru saama kõigest ilmselt. Päike paistis ja tavaliselt on kuuris valge.
sisenedes kuuri jääb paremat kätt jänesepuur ja sellest otse edasi vana kilakola. Sel korral oli kuuris olnud aga helerohekat suitsu. Lapsed vehkisid kätega, et seda laiali ajada ja hakkasid jänest söötma. Nagu see casually. tuleb mulle tuttav ette, ma ei tea, kas see on olnud mõnes teises Volka raamatus ka või? Ma ei tea, mina lugesin mingi seda ja mulle ei kuu- tundnud. Okei. Aga Igal selles juhul. mõttes meie mälu nagu Ühesõnaga, kui on olnud, siis saate jälle kirjutada kommentaarides. jah, kirjutage kommentaarides, kas see lugu on juba varem olnud. Te olete alati nii tublid selles. Aga samas neid igasuguseid ufolugusid ja kummituslugusid teineteisele sarnaseid on nagu Seda ka, tohutult jah. palju, et nagu who knows päriselt ja 6 aasta jooksul nii palju erinevaid asju on läbi käinud. Anyway, kuhu ma jäin? Lapsed vehklesid. Ja hakkasid siis jänest söötma. Silver näitas kuuri tagumisse ossa ja ütles õde Katrale. Näe, onud seal. Lapsed ei pööranud tähelepanu, et äkki on joomased inimesed ja tegelesid jänesega. Taaskord nagu. Lapsed on lapsed. Ma ei tea, ma laps olin nagu siis 9-aastane. Nagu ta juba ju mõtleb ju. Ei vä? Ta mõtleski, et võib-olla on mingid jotad seal. Sa ei tea, võib-olla see talus oli see tavaline. Ja võib-olla tõesti. Nii. Ja siis lapsed ei pööranud tähelepanu ja Silver hakkas siis andma väikest kartulit läbi puurivõre, aga millegipärast ei saanud seda puuri sisse lükata ja ütles Katrele, võta ära. Katre ja Rainer proovisid kartulit kätte saada, aga see oli nagu käes kinni ja poisil olid sõrmed kanged. Äkki märkas Rainer tundmatuid, müksas Katret ja ütles, vaata, ufod. Tundmatuid oli 2. Kuigi oli palju kilakola, seisid nad otse maa peal, mitte asjade otsas. Mõlemad olid hästi saledad normaalsete kehaproportsioonidega. Taaskord asi, mida 9-aastane ütleb või? I don't think so. Ja kahtlane. Ilma juusteta tumeda pruuni nahaga. Vasakpoolne oli pikliku näoga, veidi üle 150 sentimeetri pikk. Parempoolne oli ümara näoga, pontsakate põskedega, umbes 5 sentimeetrit lühem. Kummalgi polnud ripsmeid. Silmad olid pikkade laugudega, mille alt kitsalt paistsid siis silmad ise. Ja nina oli pikk ja õhuke, huuled paksud ja tumepunased. Seljas oli neil läikiv roheline luku ja nööpideta kombinesoon, mis liibus tihedalt ümber keha ja kaela. Varrukad olid randmeni jättes käed vabaks. Jalanõusid lapsed ei näinud, kombinesoon ulatus ka talla alla. Maru tuttav on ja. Kuidas? Ma ei tea. Ja käed olid normaalse labaga, aga väga lühikesed sõrmed olid olnud ja küüsi nemad ei märganud üldse. Ja need 2 tüüpi siis seisid lastest umbes 2 meetri kaugusel. Ja Silveril oli kartul käes ja ta viskas siis seda vasakut tüüpi kartuliga. Ja As one would. Kartul lendas siis selle tüübi põlve vastu. Kohe peale seda süttisid mõlema tundmatu vasakul rinnal taskusuurused kujutised, mille kõik värvid helendasid. Okei. Mis on nagu jumala weird. Ja selle peale astusid nad tulnukad laste poolne. Vasakpoolne astus ühe hästi pika sammu ja parempoolne 3 lühikest sammu. Ja nii nad jäid lastest umbes 1 meetri kaugusele. Mul on sellest parempoolsest nii kahju. Esiteks teda body shame itakse, et on lühike ja paksude põskedega. Ja siis ta peab tegema 1 sammu asemel 3, mis on nagu tegelikult obvious antud juhul. 5 senti ei ole nii suur vahe, pikkuse vahe. Ma räägin, vähemalt selles lood on natukene midagi. Vaene dude. Aga imelik tundus lastele hoopis see, et need tundmatud ei roninud kilakola otsas, vaid astusid sellest kõigest läbi. Nii et nad olid kogu aeg maapinnal. Okay. Ja siis alustas parempoolne tundmatu kõnelust. Umbes nii. Rai. Jah, ma tean seda lugu. Tead või? Jah. Äkki teised ei tea.
igal juhul tema käed olid siis rinnakõrgusel kõrval ja ta liigutas siis samal ajal, kui ta rai ütles kujuliselt oma käsi. Onju. Siis suunas ta käed vasakpoolse tüübi poole ja liigutas sõrmi ja ise lobises samal ajal. Laste jutu järgi rai. oli nagu sõrmedega raha lugenud. Ühesõnaga, vasakpoolne siis vastas talle ja siis nad jälle tegid käte ringe ja sõrmed olid samal ajal sirged. Kuradi aeroobikatund nagu. Jane Fonda. Oh my god. Dialoog oli olnud lühike ja kõne ajal oli kombinesoon kehal liikunud. Liiga palju detaile nagu see, I call bullshit. Ma natuke nagu ka see, kuidas ma ei usu, et need 2-aastased talle seda rääkisid ja et 9-aastane nii palju detaile suudab meelde jätta sellises olukorras nagu jumala kahtlane. Ja eriti mingid nagu mõõdud ja kõik see nagu mingi body shaming ja body shaming ja kõik see nagu Nii, lapsed olid igal juhul jumala ehmunud, suuremad haarasid siis väiksematel kätest, panid nad ukse taga kärudesse ja tahtsid ära minna. Aga selja taga kuulsid, kuidas kuuri uks paukus kinni lahti ja ise nemad neid tundmatuid rohkem ei näinud. Aga kui nad ära minema hakkasid, tundis Katre nagu hoiaks keegi teda jope kapuutsist kinni. Ja Rainer tundis ka hetkeks, et teda oleks nagu kinni hoitud. Igal juhul lapsed said lõpuks tulema. Ja väga tähtis ääremärkus. Kohtumise ajal ei vastanud nad tundmatutele. Mida nüüd vastata oleks? Rai. Oi. Samal ajal teed kätega ringe ja kõik muinas ütles. Ma ei tea, mulle meeldib nagu see, et kartuliga visata, aga nagu... Samas, kui sul ei ole muud relva, siis kartul sobib ka sama hästi. Kõik sobib siis. Oota, mis nüüd siin Patreoniga toimub? Ma ei oska sulle seletada seda, ma nägin ja ma ei näppinud ja ma mõtlesin, et nagu... Ma ka nüüd ei näppinud, aga siis kas me jääme nüüd infost ilma või? Ei jää. Teate ju, et meil on Patreon on ja me kogu aeg sellest jahvatame. Et seal on, nagu kuulsite saate alguses, igasugust lisamaterjali, meie saatemärkmed, saated saate varem kätte koos boonusosadega. Ja kuigi meil olid suured plaanid terve kevad tegeleda ghost huntimisega, siis tõenäoliselt me teeme seda nüüd suvel. Ehk siis, kui hakkab... Me teeme seda nii, et meil oleks montimisega kiire. No, eks me oleme alati ennast hästi suutnud lollitada. Ma olen rahul sellega, kuidas me juuksed siin on. Nii, aga igal juhul me oleme super tänulikud igasuguse toetuse eest. Ka YouTube'is on võimalik liikmeks tulla, Patreonis siis samuti, aga kui ei ole võimalik, siis on ka täiesti fine. Lihtsalt kuulake ilusalongides, rääkige oma sõpradele, et siuke saade on olemas ja me anname teile ikka midagi selleks ajaks ka, kui me suvepuhkusel oleme. Muide, ma avastasin täna väga vahva fakti ja see on see, et meil on rohkem subscribereid hetkel YouTube'is kui näiteks Võhkaritel. Tegelikult? Okei. Kes muuseas võtsid ette siis eelmise nädala top-sündmused, mille hulgas oli ka meie kuulus ajakirjanik ja teine ajakirjanik ja nende omavaheline draama sotsiaalmeedias. Okei, siis tasub kuulata. See oli väga taustainfota hea üritus selles mõttes. Okei. Siis ei tasu kuulata. Sest ei, võib küll kuulata, selles mõttes Märti võib kuulata. Taustainfo on siinkohal väga oluline ja kontekst, aga jätame selle praegu nii. Võib-olla räägime sellest Patreonis. Tegelikult see oleks hea. Seda oleks vaja rääkida ja võib-olla äkki räägikski. Ja seda võib-olla siis uue hooaja esimese saatena, mis me siin plaanime teha lisasaadet Patreoni jaoks, mis on loba. Daniel, sa käid närvidele mul. Tšau, Daniel. Lihtsalt
okei, ma ei hakka karjuma rohkem, ma tahtsin midagi veel öelda, aga never mind. pööran praegu kaamera sinna. vahetab riideid. ma mõtlesin, just tahtsin öelda, et las ta vähemalt peab riidesse anda. lõpeta. okei, aga seoses sellega, et suur staar Daniel on saabunud, siis vaatame, kas ka sel nädalal on keegi oma kasutajanime Patreonis muutnud, aga alustame siis Youtube'i toetajatest ehk. alustame ja Youtube'is on meil terve kompanii külmaveristajaid ja aitäh siis Hele, Mõnglike, Inkers, I think, Maarja, Maret, Madli, Sandra, Pisike, Alice, Kairit, Vanamutt, Steffi, Birgit, Janeriin, Ave, Jaanika, Õnne, Egle, Liisi ja siin on meil endiselt juba 4 kuud Marek. Ma ei maini ühtegi lihast. aitäh, Marge, Tõnu, Kati, Saša ja Pirjo. nii, ja mul on ees Patreon, aitäh, vipp külmaväristaja. ma juba näen seda Taanile asja, nii. ma näen poolikult seda ainult. jaa, sellepärast on jälle liiga pika pannud. Aga seda ma tahtsingi öelda talle. Kuulsid Taanil, jah? kuulis küll, kuulsid küll. ehk siis Muumi Valkega. Sorry, ära pane liiga pikalt, palun. Karina ja Anne-Mai ja Daniel on siis sel korral taki, aku, 33% akut, tühiaku ja musi emoji. sest et ta sai teada, et ma ei saa aru, me oleme peaaegu aasta aega koos olnud ja ta senimaani ei teadnudki seda, et minu jaoks on kõik protsendid akul, mis on alla 45 on juba kriitiline. mul on praegu perseraka 60, sul vedas. okei, mul vedas ja, aga lihtsalt Heidi teab seda väga hästi. ja siis ei saa kiusata mind ka sellega ja saadab mulle oma screenshot'e nagu mõtlemata, et seal on punane nagu 2% ja siis on mingi, mis asja jagub ju. aga ma võin sulle öelda saladuskatte all, et mul oli tänase päeva jooksul juba 2 korda 1% telefonil akut, kui ma panin ta laadima. ma ei suuda selle ärevusega elada. nii, aga lähme edasi Kikide sõpradega. Maimu, kes pole kalalaps, Mari-Liis, Hufflepuff, Pendli Heiks, Evil Devil, suur aitäh teile ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly Kräkiga Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrini Kräkiga, Kadi Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Krets, Valge Siil, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Sven, Erki, Anni, Maiken, Ansu, Marta, Metsaline, kes liitus täna, nii et aitäh sulle. Friida ilma Y-ita mis on siin ka 3 kummitusasja ja midagi ta on veel kirjutanud, aga tänu sellele, et keegi. oota, ma teen lahti. keegi tegi liiga pika nime. sulgudes on tal siin lõpus, muidu oleks Friday. jaa, okei, jaa. okei, ja aitäh Ilona, Anne, Tõndiste, Kristin, Reegli, Y-iga Annika, Kristi, No Name, Häli, Karena, Süvariigi, Kriminaalne Pipi, Gretsu, Diana from the Moon, Bell, Gratu ja Kathy. nii, ja ma teen lahti nüüd. jah, järgmine leht. miks ma lahti tegin? Sest et nähtav osa on vanaisa vanades. ütle välja. aluspükstes eematütar. ma ei murdu nagu, ei, never, not gonna happen. nii. Daniel muideks. aitäh Madara, Kiku, Krissu, stressikliinikuga Spotsient, lihtsalt kõrvits, Eveliine, Torit, Dollhouse stuudio, kummitusnukud on ette, Ellu, Maret, Paul, Tõnsa, veel üks Maret ja Mari-Liis. super ja ärge siis unustage, et toetajatele on ka sooduskood www.kikimari.ee, kus on meie fännikraam ja kikimaarid@gmail.com veel viimane võimalus saata kirju, mis potentsiaalselt võivad jõuda meie hooaja lõpu saatesse. aga kui ei jõua, siis nad jõuavad kindlasti järgmises hooajas saatesse, nii et
ja kindlasti me püüame kõik, mis on vähegi loetavad lood ikkagi ära teha. Aga te võite proovida Kirstu-Liisi kuidagi ära osta, kui mõjutada. Struktuurides on kaalutletud jõud. Aga lähme edasi. Järgmine lugu, mida ma tahan teile rääkida, viib meid Londonisse ja 1998. aasta mai alguses leiti siis Londoni idaosas Shoreditchi mahajäetud garaažist surnuna üks mees. Ta oli alles 37-aastane ja tema hüvastijätu kirjas seisis lause: ma loodan, et Jeesus, keda ma armastan, võtab mind koju vastu. See mees oli Justin Fashanu. Jah, nii. Ja täna mäletatakse teda eelkõige kui esimest avalikult homoseksuaalset profijalgpallorit. Ehk siis, nagu te näete, jalgpall ja Pride saavad meil kokku selles loos. Aga tema elulugu oli siis selline, et ta sündis 61. aastal Londonis Nigeeria päritolu juristi ja Guyana päritolu meditsiiniõe pojana. Ja kui vanemate kooselu purunes, sattusid siis Justin ja tema noorem vend John lastekodusse ja hiljem siis kasuperre Norfolkis. Ja seal nad siis saavutasid lõpuks ka mingisuguse stabiilsuse oma ellu ja ta juba noorena paistis väga hea sportlasena silma. Justin oli väga hea poksija, ta jõudis isegi noorte raskekaalu finaalidesse, aga lõpuks siis ikkagi vandus alla ja andis oma südame jalgpallile. Ja siis Norwich City Scout märkas, et üks andekas poiss on ühel koolimängul ja kutsus ta siis klubisse. Ja tema debuteerimine, mis see sõna on siis, avamäng oli siis 79. Debüüt, jah, just. Õige, debüteerimine, appikene. Nii, oli siis Norwich City esindusmeeskonna 79. aastal. Ta oli tugev, kiire, tehniliselt hästi osav ründaja ja hakkas väga kiiresti väravaid lööma ja läbimurre saabus juba järgmisel aastal mängus Liverpooli vastu. Norwich oli kaotusseisus ja Fashanu võttis palli vastu, tõstis selle nagu üliosavalt üles ja saatis, saad aru, 25 meetri kauguselt võrku. Nagu niimoodi, et nagu inimesed ei saanud aru, mis juhtus, nagu kus see nagu on, et see värav valiti ka siis BBC hooaja nagu aasta väravaks ja senimaani arvatakse, et see on üks Inglise jalgpalliajaloo üks kaunimaid tabamusi. Ja kirjanik Julie Jacques on kirjeldanud seda hetke järgmiselt. Noorusliku jultumusega tõstis ta palli parema jalaga üles, pöördus ja virrutas selle võrku. Löök oli täiuslik. Rahva hulk ja kommentaator vajasid hetke, et mõista, mida nad just näinud olid. Nii et ma soovitan kindlasti YouTube'ist see löök üles otsida. Ja Norwichis veedetud aja jooksul lõi siis Fashanu 3 hooaja jooksul 40 väravat ja esindas siis Inglismaa U21 koondist ja paistis, et tulevik on helge. 81. aastal ostis siis Nottingham Forest, kes siis kuulus Euroopa tippklubide hulka, ta ära $1 miljoni eest ja sellega siis sai Justin Fashanaust esimene mustanahaline jalgpall Suurbritannias, kelle eest maksti 7-kohaline üleminekusumma. Ja samuti märgiline hetk mitte ainult siis spordi jaoks, vaid ka siis üldse Briti mustanahaliste kogukonna jaoks. Aga Inglismaa 80-ndatel või üldse maailm 80-ndatel, eriti jalgpallimaailm oli üsna mitte väga lahke koht. Et tribüünidelt kostsid alatasa igasugused rassistlikud hüüded, väljakule loobiti banaane, mustanahalisi mängijaid mõnitati peaaegu igal nädalal ja muidugi igasugune homoseksuaalsus oli jalgpallis nagu täiesti mõeldamatu ja igasuguseid solvanguid kasutati staadionitel igapäevaselt ja isegi ei osatud nagu ette kujutada, et mõni profijalgpallur võiks gei olla. Aga Justin püüdis siis selles keskkonnas kuidagi hakkama saada ja oma elu elada. Aga siis Nottingham Forestis hakkasid siis liikuma kuulujutud tema seksuaalsuse kohta.
Klubi legendaarne peatreener Brian Clough suhtus neisse väga vaenulikult ja ta on oma autobiograafias meenutanud ühte vestlust Fashion Now'ga. Ja see läks siis nii. Kuhu sa lähed, kui tahad pätsileiba, küsisin. Pagarisse, ma arvan. Ja kuhu sa lähed, kui tahad lambakintsu? Lihuniku juurde. Siis miks sa käid selles neetud pedeklubis? Nii et nagu lihtsalt nagu peatreener juba paneb sulle niimoodi kuradi, vastik. Sellepärast meil on vaja see fucking Pride kuud nagu ma ei lähe närvi rohkem siin. Nii. Tähendab, ma lähen närvi veel ilmselt mitu korda täna, aga okei. Ühesõnaga, see tsitaat annab väga hästi nagu toonast õhkkonda edasi, et see vaene andekas, üliandekas jalgpallur Fashanu korraga siis nii rassism kui kuradi homofoobia on ja. Aga see mõjus talle ka, et vorm langes, suhted halvenesid ja siis ta müüdi edasi. 80. aastate keskpaigas lisandus siis veel üks saatuse löök, ta sai raske põlvevigastuse, aga ta jätkas mängimist erinevates Inglismaa, Šotimaa, Rootsi, USA ja Uus-Meremaa klubides, aga tagasi tippu ta enam ei roninud. Aga värava vaistal nagu jäi, et just nagu mõnes väiksemas klubis jätkas ta ikkagi väravate löömist ja oli näha, et talent oli ikkagi alles. Aga siis 81. aastal tegi siis Justin Fashanu midagi täiesti enneolematut. Ta andis ajalehele The Sun intervjuu pealkirjaga Miljoni naela jalgpallitäht, ma olen gei. Ja sellega sai siis temast maailma esimene avalikult homoseksuaalne profijalgpallur. Ja praegu me võime öelda, et okei, mingi isiklik otsus on ja. Aga toona oli see sisuliselt enesetapp karjääris. Ja Fashanu on ka hiljem tunnistanud või tunnistas, et ta ei olnud valmis selleks reaktsiooniks, mis järgnes. Meedia ikkagi mõnitas teda, fännid mõnitasid teda, klubid hakkasid temast eemale hoidma. Ja ikkagi täiesti nagu sisuliselt hävitatud oli karjäär tal. Aga vist avalikkusest veel hullem oli see, kuidas perekond suhtus. Tema vend John andis intervjuu pealkirjaga Minu gei vend on heidik. Nagu täiesti uskumatuna ja aastaid hiljem. Venna nagu. Aastaid hiljem muidugi John ütles, et oleks võinud olla vennale rohkem toeks ja kahetses oma toonaseid sõnu. Ja siis 98. aasta kevadel sattus siis Justin Fashanu taas pealkirjadesse. Ta elas sel ajal USAs ja Marylandis süüdistas siis üks 17-aastane noormees teda seksuaalrünnakus. Fashanu eitas süüdistust algusest peale, aga ta kartis, et tema seksuaalne sättumus ei taga talle USAs õiglast kohtlemist ja lahkus riigist ja naasis siis Inglismaale. Ja järgmised nädalad möödusid siis üsna nagu isolatsioonis. 2. mai õhtul külastas siis Fashanu Ida-Londonis asunud geisauna nimega Chariots Romance Spa ja seal veedetud tund jäi siis viimaseks korraks, kui teda elusana nähti, siis ta liikus sinna Shoreditchi piirkonda, millest me alustasime. Mitte kaugele kusjuures paigast, kus ta oli lapsena sündinud ja ööl vastu 3. maid murdis ta siis sisse mahajäetud garaažiboksi ja lõpetas siis seal oma elu. Ja tema surnukeha leiti siis järgmisel hommikul. Ja hüvastijätu kirjas siis kinnitas Fashanu veel viimast korda oma süütust ja kirjutas, et tundis end juba ette süüdimõistetuna. Niimoodi kirjutas, mõistsin, et mind peeti juba süüdlaseks. Ja samuti palus ta, et tema tegu ei põhjustaks enam häbi sõpradele ja perekonnale. Ja kirja lõpetas siis see lause, mille ma juba ette lugesin, et ma loodan, et Jeesus, keda ma armastan, võtab mind koju vastu. Nii et selline legend siis ka kahjuks ka mitte väga harukordne lõpp. Aga me oleme natuke edasi tulnud ühiskonnana, aga mitte väga palju. Nii et happy Pride. Ma mõtlen, mis ma nüüd teen. Tead, mis ma teen või? Äkki ma teen lühikese kummituse siia lõppu? Tee lühike kummitus, sellepärast, siis ma teen selle Hillsborough ja mul on kummitus siis boonusesse. Davai. Redditist leidsin siukse täiega nagu friiki asja, mis meenutas mulle täiega seda, mida Taki siin hiljuti läbi tegi. Thank you, I guess.
ma ei tea, igal juhul. Kasvasin terve lapsepõlve üles päriselt kummitavas majas, nii et selleks, et mind hirmutada paranormaalse poolt, on väga palju vaja. Ma olen näinud asju, ma olen kuulnud asju. Ehmatada on mind muidugi võimalik, aga hirmutada aga siin on ainus kord, kui ma olin päriselt hirmul. Elasin umbes 11 aastat tagasi kortermajas ja peale kohutavalt suurte ämblike ei olnud ma seal kunagi midagi imelikku ega hirmutavat kuulnud ega näinud. Siis korraldas minu vastas elanud vana mees ühel nädalavahetusel peo, kus tema vend suri alkoholimürgitusse. Okei, nüüd ma saan aru, mis sa mõtled selle all, mida ma läbi tegin. Tema keha lebas seal üle 12 tunni, sest kõik arvasid, et ta magab end lihtsalt välja. Pärast tema surma kuulsin mina aga aeg-ajalt mingeid veidraid helisid. Siis ühel ööl lebasin oma väikese lapsega voodis ja ootasin, et ta magama jääks, kui miski varjas ära valguse, mis koridorist paistis. Tõstsin pea kiiresti padjalt üles ja vaatasin ukse poole. Seal oli must kogu, mis meenutas inimese kuju. Kogu mu keha hakkas surisema ja ma pigistasin hetkeks silmad kinni, sest olin hirmunud ega teadnud, kas see on päriselt inimene, kes on sisse murdnud või midagi paranormaalset. Tegin silmad uuesti lahti ja see oli kadunud. Hüppasin voodist välja, haarasin püssi ja paar padrunit ning läksin seda otsima. Ja kartulid. Jep. Kes kuidas? Äkki peaks magama niimoodi, et kartul on pea kõrval kogu aeg? Pihus. Mõlemas käes. Daniel noogutab millegi pärast. Daniel on nõus lihtsalt, ta teab, mis on mõistlik. Jah, see teab, mis on mõistlik. Igal juhul korteri uks oli endiselt mõlema lukuga lukus ja kett oli ka ees. Ka aknad olid kinni ja lukus. Kontrollisin iga voodi alt kõikidest kappidest, aga ei leidnud mitte midagi. Pärast seda kuulsin veel imelikke ja seletamatuid hääli, aga ei näinud enam kunagi midagi. Kolisin paar kuud hiljem välja, sest mu üürileping sai läbi. Mulle tundub, et miks see oli nii hirmutav, oligi sellepärast, et oli tõenäosus, et see on päris inimene nagu. See on nii friiki. Sest et päris inimesi tuleb karta. Jah. Oh my lord. Aga kusjuures seal ajaloolaste kadreisil rääkisime nii palju kommentslugusid, nii äge oli. Sain nii palju kaarte ka panna, aga ei, kõik on väga tublid akadeemilised teadlased. Aga olgu, ma räägin siis lõpetuseks. Näed, siis sealt vahelt saaks sina alustada boonus osa sel korral. Ma räägin siis sellest Hillsborough katastroofist, mis meil Lužniki staadioniga koos siis teemaks tuli. See toimus 15. aprillil 1989, kui Sheffieldis pidi siis üks jalgpallimäng toimuma. Kohtusid Liverpool ja Nottingham Forest FA karika poolfinaalis ja 10 000 inimesed liikusid siis sinna Hillsborough staadionisse. Ma just praegu sain aru, et Nottingham Forest oli ju ka eelmises loos Fashion Now koduklubi, aga Leppings Lane oli siis sissepääsude koht, kuhu siis rahvas nagu üsna tihedaks massiks kogunes ja eeldatavalt te teate, kuhu see kõik viib. Igal juhul siis Liverpooli toetajatel oli eraldatud staadioni kitsamots, kuhu pääses vaid niisuguste väikeste pöörväravate kaudu. Avavile oli üsna lähedal, surve väravate taga kasvas ja politsei kartsid, et oht tekib väljaspool staadionit. Matši politseijuht David Duckenfield andis korralduse avada suur väljapääsu värav C ja see pidi siis seda tunglemist leevendama, aga selle asemel suunas see tuhanded inimesed otse kitsasse tunnelisse, mis viis siis juba ülerahvastatud keskmistesse seisusektoritesse. Ja need, kes tunnelisse sisenesid, ei näinud, mis eespool toimus, väga sarnane Lužnikile. Nad liikusid ühtlases kiires kõnnakus edasi, nagu hiljem kirjeldati, ja eespool siis suruti inimesi, aga juba vastu neid metallpriirdeid. Ja Liverpooli väravavaht Bruce Grobbelaar on hiljem rääkinud, et
et juba tema selja taga palusid inimesed abi ja alguses siis peeti neid inimesi, kes väljakule hakkasid ronima, isegi nagu mingiteks korrarikkujateks või huligaanideks. aga tegelikult nad tahtsid lihtsalt lämbumissurmast pääseda. Kell 15.04 tabas siis Liverpooli mängija Peter Beardsley põikletti ja samal ajal liikus siis rahvamassis, tuli nagu uus tõuge ja üks metallist piire andis järele. Minut hiljem peatas kohtunik Ray Lewis mängu. Inimesed ronisid jätkuvalt üle aedade, rebisid end läbi piiret ja teised tirisid neid tribüünile nagu ülesse. Need ellujäänud, kes väljakule jõudsid, olid šokis. Vigastamata fännid püüdsid teisi elustada ja kanderaamidena hakati siis kasutama neid reklaamtahvleid, mis siis seal piirete ääres oli. Ja samamoodi nagu Lužnikis, siis paljud ei olnud üldse kukkunud või mingi löögi tagajärjel surma saanud, nad surid siis seistes kokku pressituna, sest et nad ei saanud jälle hingata. Ja Hillsborough katastroofis hukkus siis lõpuks 97 inimest, neist 94 surid samal päeval. Üks ohver suri haiglas mõni päev hiljem ja 2 inimest, kes said siis pöördumatu ajukahjustuse, surid vastavalt siis 1993. ja 2021. aastal. Ja vigastada sai 766 inimest. Noorim hukkunu oli 10-aastane John Paul Gilhooly, tulevase Liverpooli kapteni Steven Gerrardi nõbu. 14-aastane Lee Nicol suri mõned päevad hiljem haiglas ja kokku oli siis hukkunute seas 37 teismelist, enamik neist koolilapsed. Surid 3 paari vendi, 2 õde ning isa ja poeg, 26 hukkunut olid lapsevanemad. Ja erinevalt siis Lužnikist, kui siis Nõukogude võim selle kõik maha vaikis, siis Hillsborough puhul algas teine lahing, hakati siis süüd veeretama surnute ja ellujäänutele. South Yorkshire politsei siis levitas väiteid, nagu oleks katastroofi põhjustanud purjus ja vägivaldsed Liverpooli fännid ja aastaid nagu usuti seda. Aga siis Taylor Report leidis juba 90. aastal, et tegelikult peamine põhjus oli politsei läbikukkunud käitumine, nad ei osanud nagu rahvamassi suunata. Ja pered siis võitlesid aastakümneid, et see ametlik tõde nagu ikkagi, et seda tunnustatakse. Ja siis aastal 2016 otsustas uus vandekohus, et ohvrid tapeti õigusvastaselt ja et need fännid ei olnud ohtliku olukorra põhjustajateks, et vastupidi leitigi, et politsei ja kiirabiteenistuse rängad eksimused aitasid surmadel hoopis kaasa. Ja kohtusaalis siis puhkasid pered nutma, kallistati, plaksutati, väljas lauldi Liverpooli hümni You'll Never Walk Alone ja Margaret Aspinall, kes kaotas katastroofis oma 18-aastase poja Jamesi, ütles hiljem, et fännid peaksid koju minema ja enda üle uhked olema, nemad on kangelased, nad ei teinud sel päeval midagi valesti. Ja see Hillsborough tragöödia muutis siis Inglismaa jalgpalli igaveseks, kadusid need piirdeaiad, seisutribüünid asendati kõrgliigade sistekohtadega ja staadioni turvalisust nagu hakati täiesti hoopis teistmoodi nagu tegelema sellega. Nii et 27 aastat siis võideldi selle eest, et surnuid ei nimetataks süüdlasteks. Nii et see on jah, väga karm case ja ma vaatasin seda mängu ka ja see oli nagu, see kommentaator on ju, et ongi see põiklatt, vile ja siis sa näed, kuidas rahvas hakkab tulema ja see kommentaator ei oska ka nagu, et muudkui räägib edasi ja siis ja sa näed, kuidas neid inimesi kistakse üles sinna tribüünidele ja siis tal oli, seal stuudios oli ka üks arst, kes rääkis, et nad olid elustanud kedagi 10 minutit ja olid juba alla andmas ja siis viimasel hetkel nagu süda hakkas uuesti lööma ja ühesõnaga, et see oli nii jõhker nagu ja siis see ülekanne lõppes nagu sellega, et see staadion oli praktiliselt tühi, korjati kokku siis kõike seda punase valge kirjusid, neid Liverpooli, neid fännikaupa on ja topiti kottidesse, et siis nagu perekondadele viia ja siis ta ütles veel niimoodi, et ilmselt see Inglismaal väga omaselt, nad oli alguses ilma kommenteerinud ja siis ta ütles, et nüüd on siin Hillsborough's vaikne, aga taevas paistab päike. Et nagu nii ühesõnaga nii vastik, jällegi sellest on ka YouTube'is mitmeid ülevaateid ja kokkuvõtteid, nii et soovitan vaadata, kui see huvi pakub, aga meie lähme jalgpallile vastu palju rõõmsamate meeleoludega ja
jätkuvalt siis toredad Pride kuud ja olge siis sõbralikud kõikidega, kes teie elus on, kes ei ole kaabakad. Ja ärge olge ise kaabakad. Olge mõnusad. ja Daniel. On teil midagi öelda? Mõtled tegi niimoodi, ma ei tea. Ja võib-olla siis Pride Marsil siis näeme. Aga meie liigume siis valitud seltskonnaga edasi ja teie seniks püsige kõhedad. Nii, ongi nüüd nii, et mina pean alustama või? Ja nüüd pead sina alustama. Täiesti pekkis, sellepärast ma mõtlesin, et ma panen raamatut, sest et mul tegelikult on üks lugu, USA lugu, mis on veitsa kuulas lugu, veitsa ei ole ka, aga kuna ID pealt tuleb välja siuke asi nagu People Magazine Investigates ja Surviving a Serial Killer ja ma olen nagu loko nende asjade peal. Oled küll, jah. Siis ma kirjutasin ühe artikli, aga see natukene hüppab ajas, nii et ma loodan, et te pahaks ei pane, sest ma kardan, et kui ma hakkan siin seda ise kronoloogilisse järjekorda nüüd panema, siis läheb võssa see asi kõik. Okei, no proovime. Proovime. Ühesõnaga, sellest kõigest on möödas rohkem kui 40 aastat, ehk siis tegevus leidis aset 83. aastal. Ja Cindy Paulson siis üks peategelastest, tema siis 83. aastal kuulis oma peas hääli, mis ütlesid talle, et jookse kohe, jookse kähku, jookse kiiresti. Ja mõni sekund hiljem jooksiski siis toona 17-aastane seksitöötaja Washingtoni osariigis paljajalu, käed raudus ja verised, siis mööda kruusakattega lennurada maanteele. Oh my god. Ja talle siis järgnes puiki juht, käes 357 Magnum ja vaid mõned tunnid varem oli sama mees Paulsoni siis oma kodukeldris jõhkralt vägistanud ja piinanud.